No nii, Mari-Liis, tahad midagi öelda või? Kus me oleme? Me oleme huvitavas kohas. See on siis siin selline ruum meil ja nagu te eelmise aasta projektist teate, siis Mari-Liis tegi seda kohvikiosk, ei olnud. Joogi-Jaagis Paarais või midagi, siis nüüd sai nagu mõeldud, et see ratastel värk oli päris selline palju tööd, et siis mõtlesime, et mis siis, kui teeks sellises kindlas kohas, et proovime sellega ära, et ratastel kogemus on käes, on ju. Ja nüüd proovid siis koha peal või? Proovime ja ma siis liitun Mari-Liisiga, et siis kahekesi teeme. Et Mari-Liisi joogioskus ja minu töökus või? Ma ei ole töökas või? On töökam, ma olen kõvasti töökam. Nii oli hakkame siis sisustusega tegelema, et meil on siin projektid, värgid, särgid, võtame mõõdud ja nüüd siin läheb kõvaks ehitamiseks, nii et võtame need mõõdud ära ja hakkame varsti siin kohe värvima ja ehitama ja mässima. Tööd on palju. 1,5 tundi hiljem on meil siin maalriteibiga märgitud, kus midagi nagu tuleb ja selline planeerimine, et kui sul on nagu mustand, puhtand ja need on vaja nagu ruumi päriselt nagu panna, siis hakkad nagu avastama, et oota, võib-olla ei ole nagu piisavalt ruumi, kas ikka mahub ära, et kuidas sa kirjeldad seda planeerimist. Aju tossab või? Kusle? Aju tossab. Et võib-olla homme saab juba hakata seinasid asjadeksid värvima, et selle teeme essan ära ja siis hakkame letti ehitama, et vaatame veel võib-olla mingi spetsialisti tuleb, aitab meil korra planeerida seda letivärki. Küll kõik on ära planeeritud. On koju või? No nii, oleme siin ja töö käib. Abimehed tulid appi ja võtame sealt nüüd juhtmed seina pealt ära. Mari peseb seinu, Urmo paneb teipi, Maarimehed vaatavad, mida ta teeb. Aga ei, me ei olegi professionaalsed värvijad. Välja arvatud üks vend, siseviimistluse kutsehariduskeskuse haridusega. Parandan, siseviimistluse spetsialist meil siin. Haritud inimene, paberitega siseviimistleja, nii et tema juhib meid siin. Me oleme lihtsalt õpipoisid ja orjad. Aga vaatame, et siin tavaar on sees, töö käib. Hetkel siis, kuna siin need uugivahed on nii suured, et siis rulliga võib-olla siit nagu ilusti ei saa, et siis me värvime nagu neid ette ja siis käime rulliga nagu üle, et oleks lihtsam. Ja siin nurgas seda tagust tuleb niikuinii pintsliga teha, et siis eks pärast näha, kuidas see tulemus ole, aga rõhutan veel kord, et ainult üks vend on spetsialist, ülejäänud need ei ole spetsialistid. Aga tulevikus saate tulla ja vaadata üle, kuidas jäi värv. Ma arvan, et ei pane tähelegi. Nii, töö käib. Inimesi on juurde tulnud, Sandra tuli ka juurde. Ja nüüd on asi ametlik. Nüüd juba käib suure seina värvimine. Või suure rulliga värvimine. Ja progressi on kiiresti näha. Aga niimoodi rulliga ikka jääb see kihtmaru õhuka alguses. Et kuidagi kumab läbi. Siin võib-olla 3 kihti isegi või? Paneme 4. Paneme 10. 2,7 liitrit värvi võib veel juurde osta. Et tegutseme.
no nii, esimene kiht värvi tehtud, nagu te siit ümberringi näete. Selline noh. See sobib. See on sama. Jah, see on ka sama. Et selline ta on. Et kindlasti võiks natuke võib-olla ilusamalt ja ühtlasemalt olla, aga tead, teise kihi peale, siis on timmu. Ja sinna võib-olla peab kolmandaga panema. See on selline nii ja noh. Eks sa näe, lõpptulemus jääb jah, ma arvan, ma olen suht kindel. Ja valgus läks ka siin nüüd üldse teistsuguseks. Nüüd on selline, kuna see kollane sein kadus ära, kollased seinad kadusid ära, et nüüd on selline hästi selline valge valgus siin sees. Aga päris äge, et nüüd lähme sööma. Et ma võtsin siit Rimis kohvi ka, ei soovita. 1,69, suur tops on ja, aga tegelikult see on ainult 250 miljonit midagi ja maitse üldse hästi. Nii, söök toodud. Sai üks smuuti sirkast võetud ja nüüd nad pakuvad, tuleb välja, et proovime konkurenti smuutisid. Praegu enda smuutit ei saa veel süüa, aga siin mõnus kebaabipraad ka, et siis Sandra hakkab siin juba uut kihti panema ja siis ise nii kaua einestame. Ta ei jää ideaalne, jah. Kell on 9 juba või midagi ja tänaseks aitab, et koju minema olmetoimetusi ka tegema ja homme tööle, et varakult tõusu. Mari, kuidas sa kommenteerid? Väga ilus on. Ei. On küll väga tuus. Et seda seina läheb veel ühe kihi paneme veel, et veits on nagu näha, et on selline nagu mõned kohad, et see sein peaks nüüd olema timm, eks see selgub. Siit ei ole timm, võib-olla paneb siia ka veel ühe kihi ja see sein läheb ka veel ühe kihi alla või? Hästi kerge vist või? Vist kerge kiht paneme veel peale, vaatab kuidas on. Igal juhul seinad on värvitud, põhimõtteliselt homme lõpetab värviga ära ja siis hakkame lette valmistama ja siis kui letid valmis, siis tuleb elektrik ja tegeleb nende juhtmete asjadega ja siis ega polegi palju jäänud, et loodetavasti aprilli alguses on juba kõik valmis. Ega meil on veel suur töö teha. Lett. Ei, pärast letti elektrikud. Siis kui me kõik saame valmis, me ei saa ju kohe avada, me peame tegelema millega? Elekter. Menüü. Täpselt, mis joogid tulevad, katsetama retsepte, et meil see 100% paigas ei ole, et enam vähem. Aga lihtsalt ongi, et kutsume mõned sõbrad siia ja anname maitsta ja vaatame tagasisidet, et teeme sellise rahva küsitluse nii-öelda enda sõprade seas, kuidas maitseb on. Nii, igal juhul aitab. Suur töö on tehtud ja veel mõned suured tööd ja siis on timm. No Mari, mis plaan on? Mis plaan on, tead küll? Ei, ma mõtlen värvikontroll. No värvikontroll, 3. kiht läheb nagu naksti. Läheb. Ja ikka läheb. Mõnes kohas on, see on laiguline ka, et 3. kihiga saab väga hea, et siis praegu selle 3. kihti väga keskeldub ka, et saab ilusti. Valmis või? Hakkab tööle? Jah. Mis kell on? 6. Selge, kell 9 koju. Praegu siis kõige lõbusam osa juures, et seinad said värvitud ja ma loodan, et natukene kulub ühtlasemaks, aga siin minu värvimiskvaliteet ei ole nii hea. Aga ma arvan, et ta kulub ühtlasemalt või nagu kuivab ühtlasemaks. Et praegu ikkagi nii mõned kohad võib-olla veits paksem kiht, siis ei ole võib-olla nii ideaalne, aga see sein sai küll nüüd väga hea. Et mõnes kohas nagu natuke veel neid kollaseid teppe on, aga muidu nagu timm. Et super luks. Ja see sein on ka timm, et nüüd võtame neid teip ära, et see on kõige mõnusam osa. Ja täna sai siis need suured plaadid siia ära toodud, et nende ehitusega alustame homme
teeme siin garaažis valmis, et siin on nagu ruumi ja saab tolmutada ja mässata ja rahulikult olla. Et teeme nagu põhimõtteliselt nende palkmajadega, et laome kokku ära, võtame tagasi lahti ja siis lähme sinna ja seal paneme nagu paika. Et siis on vähem mässamist ja põhimõtteliselt paneb kokku nagu Lego. Plaan on selline, mis päriselt juhtub, ega seda ei tee. On ka siin progress olnud, et need plaadid on täitsa valmis ja siin veel veits lõikame, et lõpuviimistlused asjad, et päev on muidugi pikk olnud, külmkappe asju käinud ostmas ja siin on töö tasapind ja need ja et töö käib. Muidugi uks on pärani lahti, kuna sellest materjali lõikamisesse malamiit vist oli või. Tuleb nii palju seal saepuru ja tolmu, aga siit tuleb soo õhku. Ja see siis ma pean endale keldrisse vedama. Garaažis vaheetapp laupäeva õhtu juba ja litt on põhimõtteliselt 90% tehtud, et töötasapinnad on veel teha, käiguks, klapp, kasvakülg ja riiulid, et selline 90% on tehtud, et kõige suurem töö on tehtud. Pühapäeval jätkame, et kuskil lõuna ajal vast saame hakata kolima siis kõike Paaraisi nii-öelda kohvikusse ja praegu siis on eesmärk nad sellest saepurust asjast puhtaks teha ja otstega tegeleda, mis jäävad nähtavale, ehk siis pahtel ja värv ja võib-olla kui ei õnnestu, siis hakkame kunagi neid kantima. Kes teab, see teab, mis see kantimine tähendab. Mina ise sõna tean, aga meetodit tean, aga veel seda tööd teinud ei ole, seega pole õrna aimugi. Ja siin veel need mõned asjad siis ära vedada. Praegu chillime siin, ootame. Palju kell on? 11:30 õhtul on kell ja ootame, kuni värv kuivab otstes ja siis paneme teise kihi peale ja siis saab kodu ära minna ja oma hommikul kell 8 jälle tagasi. Et selline see värk on, võtab uneaega kõik energiat, aga ära tuleb teha. Äge. Oleme mustas ruumis tagasi. Mari-Liis vahepeal kommenteerib ka, kuidas Paaraisi ehitamine läheb. Segadus. Aga kuidas sa ise tunned? Väga hästi. Võt. Et kõik see mööbel, mis me seal ära tegime seal, kuna me oleme Rimiga siin ja Rimi dikteerib selle suure ukse lahti käimist, siis nädalavahetust on ainult 8, aga me olime arvestanud kella 11 ja selle tõttu läks ülikiireks, muidu ma tahtsin filmida ka, aga meil oli vaja veel pakendada ja siia transportida, et läks väga-väga kiireks, aga õnneks paar minutit ennem sai kõik sisse ära toodud. 2 minutit ennem ja nüüd on siin, et siin on vaja veits sättida ennem kui ehitama hakkab, aga praegu hetkeseisuga vaatame, kuna ma käin tööl ka, siis Tamar, kes meid aitas seda kõike ehitada, tema ehitas, mina aitasin. Vaatame, võib-olla mingi kolmapäev, neljapäev, ega see nädalavahetus, reede pluss nädalavahetus niimoodi pikki päevi teha, ikka tõmbas kõiki nii-öelda läbi. Et nüüd natuke taastume ja siis jätkame selle ehitusega, et nüüd on ainult selline Lego kokkupanemine, et siin on nagu igasuguseid juppe, et mõni on tolmune ka, et seal lõpus läks päris tolmuseks, et me vahepeal pesime ära, nagu te nägite. Ja siin külmkapp, külmvitriin ja jäämasin, see oli juba meil eelmine aasta olemas. Slassimasin ootab siin. Et sellised asjad, et niimoodi me siin mässame ja
ja üks elektrik tuleb varsti. Nüüd ongi, et kas elektrik tuleb, teeb ennem juhtmed ära ja siis meie ise teeme lõppühenduse või teeme ikkagi ära ja siis elektrik tuleb, et peab vaatama. Aga ei, väga põnev ja täna on juba palju varem olnud, et olen puhanud, et sain rekka peal puhata. Sa said ka enda töö juures puhata, ei saanud või? Ja tööl käid puhkamas, et selline see rekka meie elu on, et kui tunnete, et olete väsinud, siis võtke rekkatöö ja saate puhata. Nii. Sein on must, detailid on mustad. Kõik on musta, musta fännid või? Mis värvi autoga sõidad? Must. Juuksed. Must. Riided mustad. Must on meie värv, ei. Varsti hakkab kollas ka tulema või? Mis on nüüd? Jah. Mis on esimene kollane detail, mis päriselt siia tuleb? Ma arvan, et lamp. Lamp on esimene asi. Ega selline viimistus tuleb ikka kõige lõpus, et praegu tuleb veel ehitada. Aga praegu meil siin rohkem midagi ei ole või? Sest jääbki isegi asju kokku siin midagi sättima, on ju. Las nad olla. Lähme koju ja lähme veel asju juurde tellima ja mässama, on ju. Et kui siin ei mässa, siis mässame kodus arvutite taga, et selline hästi palju on nagu kirjavahetusi sulle, mulle, ootad päeva, tuleb üks kiri umbes, aga see PDF-faili sobi või saada uus, saadad ära, ootad jälle päeva, et hästi palju sellist nagu totrat, et kui te äri teete, siis ma soovitan äri üritada teha Messengeri stiilis. Enda saab helistada ka, jah. Helistades saab päriselt. No nii ja no helistamine tänapäeval, kes ikka helistab, aga see meilid on kuidagi nii eilne teema. Eks võib-olla suurtel firmadel üks inimene tegeleb 1000 inimesega. Üks inimene tegeleb 1000 inimesega, aga see on Messengeri stiilis nagu kiire kirjavahetus, et meil ei kulu ühe PDF-faili peale 2 tööpäeva. Et see on nagu totter, et ei jõua kogu aeg seal kuradi meilis käia ka, need ärimeilid on nii sellised vanaaegsed, et logi sisse ja püütud. Et minu soovitus on teha Messengeri stiilis töövestlused. Tagasi pesas ja vaadake ainult, mis kutid on siin ära teinud. Hakkab looma, kõik asjad on sees, mööbel on peaaegu paigas ja siin mõned tunnikesed veel on kõik, siis tuleb homme elektrik, kassamees ja hakkavad kõik asjad kohale jõudma. Lõpuviimistus, lõpuspurt, et suure tõenäosusega pühapäevaks on avatud. Üritame laupäevaks, aga ma ise arvan, et pühapäevaks. Nips asjakesed on need, mis võtavad aega ja peab sebima ja mässama. Kuidas enesetunne on? Ei, järgmine võrk tead. Marin, nüüd miljon smuutit sees või? Ei ole. 2 miljonit? Ei ole. Slash. Vaatame, kuni lõpupost ka varsti kohale tuleb. No nii, järgmine päev ja näed, poisil uus soeng peas. No Marilis, kuidas läheb? No mis sa täna teinud oled siis? Väga uhke kassa on. Nüüd on uued leedid ka, enne. Uued tuled. Siin saad strip-tantsu teha. Ei, just loeti sõnad peale, et ärge tehke. Okei. Ja vaatake ilusi. Jaa, see kord seal. Võtsid panid enda selle, võtsid meie ära selle ära, mille me kasutasime. Okei. Võtsid juhtlasi juurde. Jaa. Kohvimasin. Kohvimasin. Väga uhke. Jaa. Vägev kohvide. Aga kogus? Kogus, mis? Mis kogus saab? 250 või 330 või saab ka pool? Teeb ka pool liitrit või? Jah. Okei, paluks ühte kohvi. See on nii mugav, nii asi. Meil on praegu siin hullu maja olnud ja unetunde saame ainult mingi 5
jah, keskeltläbi 5 tundi. Uni on tähtis, aga ei. Ilusad mustad pistikud saime, must lüliti. Et nipet-näpet, 90% valmis. 90. Jah. 80. Tulevad leedid veits virvendavad. Puhastama. Aga see mul tekitab ka peaalu. Mingi asi on nii ja peaalutama. Ma arvan praegu magamatus. Aga ei, selles mõttes on tuus. Nagu nii juba loom. Jah, hakkab looma jah. Väga tuune, see on siin kõige tähtsam aparaat. Et piipu. Teie näete. Piipu. Ja nii ongi. Nii et vaatame, mässame veel ja tegutseme. Nii-öelda viimane päev, kus me peaksime kõik asjad kokku tõmbama. Ja homseks avama laupäev on täna 12. või? Peaks vist olema 12. igal juhul jah. Teeme kiire hommikusöögi, tegeme ise enda masinaga kohvi, et nüüd ei pea kodus kohvi tegema, saab siin kohvi juua ja hakkame mässama, et siin päris palju veel teha. Vahepealne update. Sai need liistud siia pandud, liimitud, värvin teist seda. Sai see siin kollaseks värvitud. Ideaalne ei jäänud, aga on, mis ta on. Siia tuleb üks auk puurida, et need juhtmed siit läbi panna. Okei, näed, kollane värv on igal pool. Siia sai nupp pandud, nagi sai pandud, siia sai magnet pandud. Natuke kehvasti sai, aga selles mõttes hoiab kinni, ei tule lahti. Ja siia panin silikoni ära, need paigaldasin, need olid siin sees, seega need läksid praegu vanad. Ja mis veel? Veel oli midagi. Vahetele, igal juhul teha veel on, Mari läks shoppingutele, et siin on väike nimistu, mis on vaja veel teha. Ja nüüd ma hakkan seinu pesema, kuni Marilis tagasi tuleb, siis saab puurida ja mässata. On the rhythm, yeah. You gotta make a move to me, baby, move to me, baby, yeah. No, you know me, I'm not wasting time. No secrets that to hide, you gotta. Ongi tähtis aeg käes, kohe teeme uksed lahti, aga aeg läks nii palju mööda, et me saame päeva lõpus, kus pühapäeva õhtul tunniks ajaks uks lahti. Suure tõenäoliselt kedagi ei tule ja me ei ole reklaamid ka, et see on selline beta avamine, aga terve päev läks ära, et ma ei teagi. Mari tahab avada, mina oleks niimoodi, et vahet ei ole, aga teeme siis korraks ukse lahti, et korraks uks kinni panna. Ja sellisel me oleme, selline põll, särk ja Marilis näita selja pealselt. Kassa, menüü, siia tuleb veel asju juurde, aga meil said tähed otsa. Igal juhul jah, siin on kassa ja selline ta välja näeb, et ma arvan, et see must ja kollane töötab väga hästi ja loodetavasti meeldib teil meie juures käia ja teile maitsevad meie joogid. Igal juhul me oleme kõvasti vaeva näinud ja nüüd nii nimetud tuleb lihtne osa, aga vaatame, kuidas rahvas meid vastu võtab ja kuidas meil läheb. Ja olemegi avatud. Ma olen laupäev, eile olin Marilisiga koos suurel reedel ja täna olen siis täitsa üksi.
ja nii hakkabki olema nädalavahetustel praegu, kuni me endale mingi töölisi võtame. Olen mina nädalavahetuse eest hoolitseja ja siin me oleme. Mõned saiad, croissandid, värgid, särgid ja ootan vaikselt kliente ja mässe, nii et selline see takeaway kohviku elu on ja näitan veel ühe korra menüüd, et kui kedagi huvitab. Ja siin, et see jääkohv on kõige parem ja kõige populaarsem ka. Ja muidugi tegelikult bubble tea'd on head, smoothied on ka väga head ja frapped, et tegelikult on kõik head. Et kindlasti soovitan läbi tulla ja kui vähegi võimalik, tulge ja toetage meie tegemist, et saaks nagu käima ära. Muidu mässamist on kogu aeg, aga hommikul ikka teed ise kohvi ja vana ja tass. Et joob kohvi ära ja mässab edasi, et siin kogu aeg midagi puhastada, midagi sättida asju teha on, et aga ega midagi ei olegi, et tänud, et vaatasite, loodetavasti kellelegi siis mingi inspiratsioon või mis iganes, et kui midagi on mõttes, siis lihtsalt tehke see ära. Eks hiljem tegelete tagajärgedega, kas õnnestub või ei õnnestu, et ega lõpuks ju mingi äriplaan ei ennusta sulle suurt võimalus, kui sa ei ole nagu ära proovinud, et kunagi ei tea tegelikult, kuidas kliendid hakkavad käituma ja kuidas sul läheb, et kui mingi mõte on, vaata riskid üle ja tee lihtsalt ära, küll hiljem näed, kas oli mõtet või ei olnud mõtet. Eks me ka näeme sellega, et kas see koht või see kontseptsioon, mis me teeme, et kas see tasub ära või ei tasu, aga me vähemalt proovime ja me teame, et me vähemalt üritasime. Aga eks vaatame, kuidas läheb. Soovin meile edu, soovige meile edu ja vähegi võimalik, tulge läbi. Neljapäeviti on neljapäevakute soodukas -10%. Ja et väike 5 auto inimestele tagasi anda, et tulge külla ja öelge kas või lihtsalt tere. Aga seniks tšau ja olge muhedad.